külma närvi ja jääge meiega. Nüüd pannakse nimed kirja. Nüüd pannakse nimed kirja. Nüüd pannakse nimed kirja. Nüüd pannakse nimed kirja. Palju kell on, tead? Kell on 9:30. Helg on juba. Kus see Ussar on siis? Ussar! Ussar! Ole. No meil on plaanis siin täna suuremad ettevõtmised. Maja värvida ära. Katuse jätame täna veel pooleli, täna vist ei jõua. Pimedaks läheb enne. Ja loomulikult, et sportigi auses hoida, sinna tuleb korvpalliplats. Lauad on juba valmis, me paneme need maha. Virmime seda lauariita. Et noh. Tali nisu paneme ka maha. Tali nisu paneme ja Ootame esimese lume ära, siis paneme nisu maha. tribüünid alla paneme. Tribüünid paneme, et rahvas saab tulla, massid saab tulla meie mängu vaatama. Ja alla paneme tali nisu. Paksult tihedalt täis. No et sooju. No jah. Altpoolt soojaks vähemalt. Ei, ja siis tegelikult tuleb panna mais, et saaks seda kuradi popcorni kohe. Ja siin on aparaat ka kõrval kohe. Mais kohe ja popcorni aparaat. Vaat sellised on meie plaanid. Täna. Seda ei ole. Raivo Eed ei ole või? Ja, kus see on? Ta tuleb oma lollide küsimustega jälle. Huvitav, mis on Tamme järgmine küsimus? Kas on 50 krooniga võimalik hakkama saada? Seda ta on ju küsinud juba. Aga mis edasi? Mis küsimus tal edasi on? Polegi. Järgmine küsimus on, kas on võimalik 25 krooniga? Ja lõpuks on, kas on võimalik ära elada? Jah, see on võimalik elada. Jah. Jah. Maa peal on võimalik elada. Tere, Ants! Meil on juba siin. Kavalans. Tere kavalad! Ja... Ussar! Kõige jabur on see, et kui praegu vaataja tahab teada, mis me teeme, siis me tegelikult ootame, et pood lahti tehtaks, sest me tahame kohvi juua. Kell on juba nii palju, et me oleks selleks ajaks pool tööd. Meil on väga palju tööd juba täna ära tehtud. Söönd raisk. Me ehitasime täna hommikul kella 7 oli meil juba trepp, nagu eile õhtul, kui te ära läksite, näed. On olemas. Haljast Vaip. tööd sai tehtud. Pingid, me saame istuda, muru on niidetud. Ja meil on hea. Hommikul raputasime juba õunapuud, õunad on puu all, kes tahab sööge. Jõudu! Tervist! Raha soovite? Raha või? Raha, jah. Palju täna saab? Nii palju te ära olete teeninud. Me oleme kõvasti. Mina olen kuskil üle 100. No vaata. Mul on 200. Ei või olla. Jusu. Järjekordaja ongi Peeter Oja. Nii. Tänan. Valmiri ka. Nüüd me teame, et seda raha tuua. Homme hommikul korral. Kas seda raha... Aga mis see on 23.50? No see on. Kuulge, sõbrad. See on juba maha võetud siin, jah? Järelikult. Kuule, Tom, kuule. Järgmine. Kivast. Siia või? Jah. Ma võtsin tuimalt igalt töölt 12. Nii. Minu raha. Näe, paberit on vaja. Sellega saab... küll. Midagi tuli. Aitäh. Nägemist. Järgmise korral. Aga vaatame mehed, äkki me võime oma luulust loobuda, kui tatrad maksavad 10, aga makaronid maksavad 4. Siis me saame sellest kottidest makaronidest palju rohkem makarone, kui kuradi sellest kotist tatrad. Ainult ma ei vaidle ainult, et ma ise oletasin, et tatrad on nagu kuidagi tihedamad, toitvamad. 900 grammi.
kilo. see on kilo ju. Sellest jätkub nii, et vähe ei ole, sõbrad. Millest? Tatrast. Ega see kõik teed ära. No teeme ikka hommikul Tatra pudel on mõnus, mis makaron ei vaata. Aga kas me ostame selle mitmed peale selle või ka või? Jaa. Mis see maksab üks? 2 krooni. Võtame 2 rolli. 2 rolli kindlasti. Aga siis pühime niimoodi, et 60 senti per pauk on. Kuule, palju see on nüüd? 71,80. 71,80 jagada 6-le, kes on matemaatik? Paneme siis 72, jagame 6-ga, see on siis... See on siis 12 nina peal. 12 nägu. Tead mis või? Ärme seda panni, siis selle lihaga üldse kokku hakkab lögama. Kui sa selle konservi paned nagu nii tatrale peale, eks. Et siis jätame selle panni selle jaoks, et siis kui Peeter saab need kalad puhastatud, siis lööme need munad vahtu ja teeme kuradi panni peale seda praetud räime. No. Aga siis võiks nii teha, paneme need räimed puhast ära. Siin tehti midagi või? Kartulit või? Eile me keetsime siin kartulit. Selge. Aga et siis võiks nii, et puhastaks need ära, paneks need väikse soolaga niimoodi kausi sisse, eks ju. Ja, niimoodi. See on väga hea õlu muide. On või jah? See on väga hea maitsega ja väga hea õlu. Jah. Ma läksin ka reklaami ohvriks, vaatasin Ojavets reklaamib ja ostsin nad üks päev... Kuule, kas räimedele jätan pead otsa või ei? Ma arvan, et võiks... Ta läheb lögasid. Minul näiteks meeldivad pead, sellepärast ma küsin, mul ei tee vahet, ma võin ära võtta. Mina näiteks, kui ma endale teen, siis ma jätan pead otsa. Võtame ära, okei. Ma pidin ütlema, et ma hiljem praen omale pead eraldi, eks ole. Ja tõhnad tulevad juba. No miks ta siis ei tule? Siia võib visata, jah. See viime ka ostja välja. Oota, ära siia viska. Paneme siia seda radimist, mida saab ära põletada. Ja see sajandivahetuse piiblikannet on meil Tuha kühvli asendaja. Ei, see Ma võin sulle isegi näidata, kuidas räime ja kilu vahet teed. Kõht on kare. Täpselt, vaata, ta tunneb kohe ära, vaata see on nüüd räim, tal on siit sile, aga kilul on kohe nagu oleks saehambad, eks ole. Täpselt, ja kui ettevaatlikult ei tee, eks sa võid omale isegi sõrme lahti lõigata, eks ole, veriseks lõigata. Ja seal on natukene selle pea värvi vahe on ka selles mõttes, et kilul on see pea niisugune ele, aga räimel läheb siit pea noka otsast, aga läheb tumedaks. Aga maitsevahet neil ei ole ju? Ei, väga vähe. Väga vähe. Ja rohkem. Sõnad on ka erinevad, üks on ikka kilu ja teine on ikka reim. Aga ühesõnaga... Alguses oli sõna. Alguses oli sõna, siis alles hakati kõhtu katsuma. Ja. Kas lõikab näppu või ei lõika? Kuuele vennale teha, noh, see on... 2 vangi ma olin. Ma ei ole harjunud sellisele kolhoosile tegema. 2 vangi, 4. tsoon ja 3. tsoon. 3. oli süütud ja... Ongi valmis. Kes tõstab? Sinna tõstabki või? Igaüks tõstab ise. Tule siin mingit kuradi. Jura. Ilus. Liha sa panid siia või? No kuule, aga see on... Lihapudi või? Lihapudi, see on nagu... Ütleme... Noh, ütleme jäämäe veepealne osa. Vaadake, et te võite just kõik ära ei räiska, siis ta läheb hiljem kalad teeb raasimiseks kõik tingimused vaja. Alla, et nii tagasoidlikult ka esin. pitsi viin oleks võt ikka praegu võtta, on ju? Jah. Aga täna on alkoholivaba päev. Homme on üldse vaba päev. Õuna ka ei taha. Mis viga on? Näost olge. Näost olge. Olen. Jah, hakka nüüd hirmuta inimest. Kas see nii siit välja näeb? Ega seda ometi surema ei hakka. Ja.
saatejuht ei ole ikka veel. kus ta kardab? Ei tea, kardab meid. ma olen talle mitu saadet teha. Ta on meid kartma hakanud. No aga mõtle ise. Üksinda 6 härja vastu olisi. Paneb mõtlema, kas järgmine päev üldse välja neid tulema. Ei ole nahagi ju. Ei ole näha, jah. Küsimused on otsas. Korrata ennast ei taha. No mis nüüd edasi teeme? Peeter, sul patti ei olegi või? Ei ole, jah. No pehmed juuksed. Selle lüün. Ta saab kõhuliga magada, see on pehme habe ka. ja küljel igasugused kõrvakarvad on ka. Minu ajal oli kaenla all on igavene pahmatud. Püksis ka. Kui kõvaks läheb, see on hea pehme. Ei löö ära. Villa jääb vahele. Ei ole iga. Ei ole viga, jah. Keegi tahtis. Ma tuli teile söögis on jutt veel. Isa rääkis. Röötsis. Pane prillid ette, muidu sa näe. Ei näe rääkida muidu, jah. Noormees abiellub blondiga ja pulmaöö ja käivad siis magama minema ja kõigepealt võtab paruka ära ja siuke põrandal kiilakad. Naine või? Naine, jah. Siis võtab klaas silma välja, öökapi peale ja seda hambad ära. Teised tumba peale siis. Võtab seeliku seljast ära, keerab oma ühe jala küljest ära. Mees vaatab nii täiesti ehmult ja selle peale naine, hea küll, mis sa jõllitad nii, vaata, kusen su täis praegu. Võimas! No tule sulle. Vaadake meie magamistuga. Me igast ei kutsu, aga teid küll. Vaadake, kallis televaataja. Siin me elame. See on minu elamine siin nurgas. See on Tarmo seal. Ja see on Hannes. See on kiva. Seal on kiva seal taga. Volgivoodi. Volgivoodi. Seal see viimane vasaku nurgas. Seal nurgas. Kirves on ja. Noh, natukene selline Dostojevskilik lähenemine on tal, aga ju see käib siis asja juurde. Ära lehtesse kerge. Muidugi, lähme kerrima. sa paned viisnurgaga mütsi maha ja kargu kõrvale. Ja alla... Meie võtame mütsist koos raha ja käime poe vahel. Alla 10 krooni me vastu ei võta üldse. Jah. No lastuge edasi, poolsuitsu vorst, marineeritud angerjas, võib-olla võtate osa meie väiksest dineest. no kuda läheb? Meil läheb hästi ja sul? See ei ole ikka veel muutunud. Kuidas siis öö möödus? Hästi. Magades ja oli mõnus magada. Volk vahetas 2 korda kohta vist öösel. Ühe korra vahetas. Selles suhtes, Õhtul ta maja saates- ja kas ta on nagu ilmakaarte suhtes ka õieti ehitatud? Feng Shui mõtled. No feng shui Minu ood on küll väga feng shui. Mul oli väga Feng Shui värk. Mul oli nii feng shui, et Kärbsed lendavad ka idast läände. jah, et isegi hommiku ärkates oli täiesti feng shui. Lehtse litsivaia. Lehtse vanasse litsivaia. Vana vangla kõrvale. Lähme siis. Nii, sõidame autoga, jah.
Kaameramees jälle pea välja ja kui politsei vahele jääd. Ei saa kurta, jah. Teil tuleks paras joosta sinna. Aga valime alguses mingisuguse tempo. No mida, miks ma ei või varastada? Ei no teenime ausalt. No teenime ausalt. Teenime ausalt just nimelt. On ju? Jah. See on mage, kui vaesus viib varguseni. See ongi see, mida meid oodatakse. Jah, nad tahaks. Aga me peame tõestama vastupidist. Vaesus viib üllameelsuseni. Oleme vaesed, aga ausad. Anna viimase rahagi ära. Sinu rahu. Noh, kurat. Paneme peo püsti ja. Paneme ettevõtte püsti ja. Vaata. Tere. Tere. Küll on mehi, nii palju mehi pole korraga siin vaja nähtud. Ega meile teile sisse ei tooda. Ei too, te viite välja. Ei me ei saa ka välja viia. See ei ole lihtsalt raha. Kas te ei soovitaks meile, kus oleks Lehtses kõige õigem koht kerjamiseks? Kerjamiseks? Jah. Äkki siin samas. Neid kui jah, ega see ei ole halb idee. Saab midagi. Ega see ei ole halb idee. Toidupuudid ikka rahaga tulevad. Kallid Jürgensonid, siit tuleb nüüd eilse päeva auhind. Eilse päeva parim Jürgenson oli Peeter Volkonski. Oih! Pane põrandale. Tema kogus 2 häält eile. Kas võib öelda, kes on andnud hääle? Jah. Mina andsin 1 hääle, Volk. Üks õlu siia. Ma tean, kes teise hääle Ja andis. teise hääle andis Volk ise. Palun. Õige. Kallid televaatajad, teise koha saavutas siis 1 häälega Hannes Võrno. Oi. Ma andsin ka endale. Kurat, ma pean ka hakkama ikka korrektsemalt käituma. Ma pean ka endale hääli hakkama andma. No aga 3. Aitäh. Kes 6. tuli? Kaamera teab. Too üks õlu mulla. Ma annan 6. kohaga täitsa nõus. Oma 6. koha. Oma 6. kohaga, ma annan endale täna 2 häält. Kuule, aga kas ma nii... Ülejäänud andsid hääli kõigil ja ütlesid, et kõik olid head. Nii et siis korrigeerige oma mõtteviisi täna õhtul. Liiklus on liiga kõva. Hüpetega. Hakkab tulema, Volk! Pane, nõksuta. Ära üle teebred tule, auto ei tule. Erilane on teise. Ma ei saa tantsida, erilane. Hästi, Volk! Pane! Sai püsti. Kükatants oli see. Suure kükatants oli. Sulgudes õllepudeli mahapanek. Eesti rahva tants õllepudeli maha. Tartu vaim, kurat. Tartu vaim. Üle tee tuleb Tartu vaim. Lõbus polka Tartu vaim. Tantsib Teiste juurde, ma tahaks teiste juurde laulma. Jõuame Lehtsesse ja enne imet. Üle tee tuleb Tartu vaim. Käe selle lakkas. Saad sa või? No nüüd sa jäädki siia, me tuleme homme sind vaatama. Kui palju sul raha on? Palju sa jääd? Ja teate, me oleme nüüd nii ilma rahata siin viimasel ajal.
mõtles ümber. Eestlane. Järelikult on eestlane. Koti peal oli küll hea tisu kirjutada. Kuidas sa võin siin lehtse saada. Me toome väikest erevust teie kiiresse elurütmi. Ja äkki annetate meile natukene, meil ei ole üldse raha. No aga muusika käib, kuidas siis raha? mängime, me niisama ei taha. Ega me kõik tulime tööle siia. Tere! Nii kaugelt juba, öeldakse tere. Muidugi. Tervist. Kas Olev Raivo on teie vend? Olev Raivo noorem poeg. Domestikut ei ole. oi jah. Aga kellele siin esined, kui rahvast on vähe? Vardus. Ainult, kes on televiisor, kõik on televiisori taha koondunud. kallid televaatajad, on teine päev Jürgensonide seltsis viibida. Mida rääkida eilsest päevast? Nagu te nägite, me küsisime Jürgensonide käest, et mis võis olla see põhjus, miks just sind valiti siia Jürgensoniks, mis sa ise arvad? Arvamusi oli erinevaid, kuid paljudel on võib-olla tekkinud ka küsimus, et miks just mina olen valitud saatejuhiks. Ma arvan, eilne päev näitas selle ära, miks olen valitud saatejuhiks just mina. Ma arvan, ei leidu teist sellist saatejuhti Eestimaa pealt, kes oleks pidanud vastu eilse esimese päeva. Te ju nägite, kuidas mind alandati, mõnitati mu nime, mõnitati mu isikut, kuid mina jäin rahulikuks ja suutsin jätkata meie teleuurimust täiesti subjektiivselt ja objektiivselt ja rahulikult. Ja nagu te näete, teiseks päevaks on kired lahtunud tänu sellele, et mina ei läinud selle ärritamisega kaasa, et ma ei visanud eile oma mikrofoni nurka ja ei sõitnud Tallinnasse ära, vaid jäin nendega. Jääge ka teie meiega. Nagu te näete, täna on kired luhtunud, täna enam selliseid jutte ei räägita, kui räägite eile. Päevad ei ole vennad. Jälgige meid, mis saab edasi. Ära praegu tule tapastage, üks auto sõitma.